kõige parem asukoht vist jagada oma lugu ja rääkida, et miks ma siis seda kõike teen, on tõesti. Ma olen siin vanalinna ääres pargis ja selle nimetus on grounded ehk et see võtab ära sellise, toob rahupunkti, võtab ära ärevuse ja võib-olla ärevusest ma tahaksingi täna alustada. Et olen siis lapsepõlvest saadik tundnud kogu aeg enda sees ärevust ning kuna see võib-olla need kogemused ei olnud ka kõige positiivsemad, aga ütleme nii, et kedagi ei süüdista, kõik tegid endast, andsid endast parima, aga olen kasvanud ülevast siis ärevuse pealt. Ja siis noorena, ütleme siis esimest last oodates, sõin ma ennast 103 kiloseks ning olin väga õnnetu ning kuid minus on alati olnud selline tugev ja suur teotahe ja selline, et ma mitte kunagi alla ei anna ja ma ei näe nagu probleeme, ma näen alati lahendusi. Kuid ega see ei tähenda, et sul siis sees ärevust ei peaks olema. Selle tõttu, et sa teed neid asju endale liiga, sa teed neid selle tõttu, et sul sees on rahutus, ärevus, sa nimetad seda umbes, et sul on ebamugav olla endaga, aga tegelikult on see puhtalt sellest, et sa ei ole oma endaga rahus. Ja mina olen siis et sõin ennast 103 kiloseks, kuid mul on hästi suur tahtejõud, et ma võtsin umbes 10 kuuga siis alla kogu selle kaalu ja tegin seda ka siis aparaatide hooldustega ning ja muidugi loomulikult mitte ainult, eks ju, et ma toitusin ülihästi, ma tegin kõike nii nagu peab ja nii nagu ma oskasin, nii nagu ma lugesin ja alustasin ka tegelikult vaimset teekonda sellel hetkel, sellepärast et sellist kaalu ei alanda ilma vaimse teekonnata. Dieeti võib pidada lühiajaliselt, aga selles mõttes vormi ei saa, et eluks, saledaks, terveks ja selleks ei ole ilma vaimse arenguta tegelikult võimalik, et seda ma täna 15 aastat hiljem kehastuudiot pidades tean, et ja selleks ka tänaseks on kasvanud välja Pali retriidid ning Pali tervisekeskus, kus siis see, et selleks, et päriselt oma elu muuta, peab ka muutma enda pead, et see ei käi niimoodi, et ma loen endal dieedi ja kaalun oma toitu ning äkitselt olen ma peenike ja see püsib terve elu, nii kui sa seda kaalumist lõpetad, oled sa seal täpselt samas kohas tagasi, kui sa nendest asjadest ei võta õppust, ei muuda ning ei muuda ka tegelikult seda ärevust. Ärevus tuleb siis tegelikult valesti elamisest või valust või sellistest asjadest, et tegelikult ärevust on võimalik rahustada ning sellest on võimalik ka täielikult vabaneda. Ja minu lugu siis on et ma siis tegin inimesi peenikeseks ja elasin sellist elu, et aparaadid hoidsid mind ju kenasti peenikesena, kuid tegelikult on ju selline lugu, ega siis kui sa selle ära lõpetad ja teed 24/7 tööd, oled ettevõtja 2 lapsega ja oled ka veel suhtes ning sul on nagu elu, nii nagu meil kõigil siin Tallinnas või siis suurlinnas on, et see käib ju kõik kiiruse pealt, sattusin ma siis alkoholiküüsi ehk et kui sa oled lapsepõlve traumaga ja sul on asju, mis on lahendamata ja sul ei ole vastuseid, siis nii kui sa selle esimese lonksu võtad, jood sa selle pudeli ära ning ja sinu ühest lonksust saab tegelikult pidu igal korral, siis jõudsin ma oma elus sellisesse etappi. See on nüüd lühikest aega, 6-8 aastat seal keskelt läbi edasi-tagasi. Jõudsin ma sellesse etappi, et ma olin hästi julge ja ma ütlesin, et ma olen küll iluteenindaja, teen inimesi peenikeseks, aga tegelikult on mul ikkagi probleem. Ja see päädis siis sellega, et ma jõudsin siis Pali retriiti, mul on hästi ja ma olen talle tänulik elu lõpuni, kuna ma olin ka selleks hetkeks juba vähieelses seisundis, minu lümfisõlmed olid kõik paistes ja jõudsin ma Pali retriiti ning see muutis mu elu, ja sellest on saanud alguses nii-öelda minu vaimne teekond ja tänaseks võin ikkagi öelda, et täieliku rahupunkti, et minu elus ka kõik on läinud ja ma olen ka selle ise tegelikult teinud, et mind enam midagi äreveks ei aja, ma näen alati lahendusi, aga see on ka kõik see, et see on täielik elustiili muutus. Ja kui ma seal Pali retriidis siis ära käisin, siis toimus minu elus selline asi, et ma tundsin koheselt esimest hetkest, et sellest saab minu elutee, et kui minule see 2-nädalane, tähendab 10-päevane retriit, aga 2-nädalane siis enesega tegemine ning 2 nädalat veel otsa Palil mõjus minulest nii, et ma tulin tagasi ja ma olin aasta aega täiesti ainult jooga, meditatsioon ja ma sain rahapunkti tagasi. Aga kuna ma olen olnud sellises elus või ma ei süüdista kedagi, aga ma ikkagi kukkus tagasi langus siis ikkagi sellesse vanasse ellu, selle tõttu, et ma ei olnud järjepidev, ja kui sa ei ümbritse ennast inimestega, kes sind edasi viivad, vaid siis ikkagi su nõrkusi esile toovad ning seda nii-öelda siis ka süvendavad, siis ma langesin ka tagasi.
aga tänaseks olen ma siis nüüd mitu aastat juba ise teen retriite. Olen ikkagi nii, et iga päev elan peas kui retriidis, teen kõike järjepidevalt, lisan veel asju kogu aeg ja katsetan, mis mulle meeldib. Mõned asjad mulle ei meeldi, mõned asjad mulle meeldivad ja need tegelikult teevad minust nagu just veelgi rahulikuma. Ja miks ma võib-olla nüüd alustan alles nagu kõikide oma nagu asjade jagamisega on see, et ka siin paar nädalat tagasi on lahkunud minu elust kõik sellised, mida ma siis veel nagu ei osanud või ei teadnud ja nüüd ma tunnen ikka paar nädalat, et mul on, ütleme siin nädal või natuke peale, et ma olen ikka, nüüd on minu rahupunkt, et ma teen neid asju igapäevaselt, ma abistan inimesi, eile sai alustatud lennupiletite soetamist järgnevatesse retriitidesse, et igal aastal siis tuleb minuga paljine 100 inimest. Ja ma tunnen, et nüüd on aeg oma story jagada ja kindlasti ma usun, et minusuguseid inimesi on väga palju, sest et ma võin öelda, et minu tutvusringkonnas on praktiliselt 99% inimestest, kes elasid ärevuse pealt, kes vaigistasid oma ärevust siis ükskõik millega, olgu see nikotiin või millega siis iganes. Et on tublimad, kes käivad trennis ja saavad natuke parema feelinguga, see ei tähenda seda, et see oleks kogu aeg rahupunkt. Ja rahupunktis elades see tähendab seda, et sul ei ole ärevus, see tähendab seda, et sa oled rahulik oma otsustes, sa ei tõmble, sa teed need asju ja kui ka tuleb närviline hetk, siis sa istud kohe meditatsiooni, kirjutad tänulikust või teed neid kõiki asju ja see muudab kõike ja sa ei tee valesid otsuseid ja suudad selgelt peaga mõelda ning minu elutee ongi siis jõudnud selleni, et ma nii ka elan ja nii ka seda edasi annan ja ikkagi minu, ütleme nii, et pole kõike päris tervelt siin elus alustades, see on tihti meiesugustel inimestel selline asi südames, et serving others ja leida tunnustust just nii-öelda teiste inimeste abistamisest, nii et see on siis minu elutee. Ja ma olen seda teinud nüüdseks juba 15 aastat, kuid nüüd siis selle vaimse teekonnale lisades ja ka mitte siis ainult Eestis ja ma tahaksingi alustada sellist lugude rääkimist, et kuidas siis enda päriselt seda nagu ärevust ära saada ja mida siis nagu nendega tegema. Et seni olen jaganud neid story'sid ja inimesed kohe küsivad, et Krisli, miks sa neid teed ja miks sa seda teed ja aga võib-olla siis anda edasi see suur pilt, et tegelikult ei ole seal nii, et ma teen 3 päeva ja meditatsiooni ja siis see kõik kaob mu elust, et tegelikult on kõige alus nii trennid, toitumisega, sa muudad oma elustiili, mis sulle meeldib kirjutamisega, enesega, rahu seadmisega, kõige alus on järjepidevus. Ja see järjepidevusega harjutades nendele need toredad asjad, siis see kaob ka siis see ärevus. Ja kui sa nagu tunned päriselt, et sa oled ikkagi nädalaid juba, ka ikka tunned, et sa oled endaga nii sina peal ja sa tunned, et sa oled nagu rahus ja sa suudad seda kõike nagu handlida ja sa suudad kõik otsused ikka rahu pealt teha ja kui ka tulebki olukord, siis istud maha, teed meditatsioonid, et nii, ma ei tee praegu ühtegi otsust. Ma teen selle siis, kui ma olen rahulik, siis sa oled õigel teel. Ja miks ma seda ka täna nii julgelt, et mul on olnud nagu mõned sellised ikkagi, ma mõtlen, need inimesed, kes on läbi käinud ikka nii, et 103-st, eks ju, 55-ni, nagu ma praegu olen, alkohoolikust kaineks, ehk et alkohoolik on elu lõpuni alkohoolik, aga ta kaine alkohoolik siis, ehk et ma ei võta juba 2 aastat pole ühtegi drinki, siis ikkagi ma võin ka öelda, et alkoholi juurde toime tulevatel inimestel käib ka tarvitav üks aine, siis ma tarvitasin ka seda mingi faas, et ka kõigest nendest olen ma tänaseks puhas ning ma olen ka puhas tegelikult nagu ütleme siis toidult ja ikkagi ka sellelt, et ma väga harva eksin ja see on kohe, näete siin, kui te näete mind Pallikeskuse ehitades, siis vestlusõhtuks sõin ma siis ka suure tüki pitsat seal hurraaga ja see lööb mulle kohe siin niimoodi ilusti kohe välja. Et ma ei ole nüüd 100%, et 80-20 on see, mida ma arvan, aga ikkagi saab liikuda kogu aeg selle suunas ja kui sa tunned, et sa ei tea, mida sa selleks rahutundeks ja selleks stabiilsuseks ja selleks balance'iks ja selleks õnnetundeks tegema pead, siis kindlasti küsi kellegi abi. Me ei ole siin üksinda, see ei pea olema mina, see võib olla ükskõik, kui sa tunned oma lähedal on juba teekonnal, siis küsi abi. Aga tahan sulle öelda ilusat päeva ja leia aeg looduses, leia aeg endaga ning meditatsioon, ma soovitan seda kõigile. Armastusega.